Enne teist maailmasõda oli Eesti iseseisev ja jõukas maa. 97% elanikest olid eestlased, siinsed põliselanikud. Eesti põllumees lootis 39. aasta augustis head saaki, kuid läbi kõigi meie iseseisvusaastate mäletas meie suur idanaaber Venemaa, et ta oli kaotanud akna, mille kord Peeter I Euroopasse raius. augustil leppisid kaks suurt, Saksamaa ja Nõukogude Liit, Hitler ja Stalin kokku Euroopa ümberjagamise osas. Kurikuulsa Molotov-Ribbentropi paktiga pidi Venemaa tagasi saama oma akna, Soome, Läti ja ka Eesti. juunil 1940 tulid Nõukogude väed üle Eesti piiri. Stalinlik võim küüditas Siberisse üle 30 000 eestlase, mehi, naisi, lapsi ja rauku. Paljud neist ei näinud enam oma kodumaad iialgi. märtsil 1944 pommitas Nõukogude lennuvägi barbaarselt Tallinna. Pikki aastaid liikus rahva seas ringi legend, et pommitajateks olid naislendurid. Varemetesse jäi Rahvusooper ja Harju tänav. Tuhanded jäid kodutuks. Seda, et Molotov-Ribbentropi pakt on suurriikide salasobing, julgeti esimest korda avalikult välja öelda 1987. aasta 23. augustil Hirvepargis. Gorbatšovi uuendusliikumine andis julgust. Järgmise aasta aprillis esines Toompeal loomeliitude ühispleenumil ühise kommunismivastase jõuna Eesti intelligents. Nõukogude võim oli Eesti rahvusvärvid ära keelanud, kuid suve hakul lehvisid juba areldi esimesed sinimust-valged lipud. Eesti rahvusvärvid ja lipu tõi välja Eesti Muinsuskaitse Selts. Muinsuskaitse Selts oli üle 50 aasta esimene eestlaste enda algatusel loodud ühiskondlik liikumine. Sinimust-valged kogusid tuult. Öölaulupidude aegu lauluväljakul, meie hingejõu altaril oli neid juba palju. Siia lauluväljakule tuldi ka Rahvarinde kutsel 11. septembril lauluga toetama vabaduse ideaale, kuigi tol ajal ei julgenud paljud otse veel öelda vabadus, öeldi suveräänsus. Selleks palveks nüüd sea. Looja, hoia,
Nüüd me juba uskusime, et ükskord me võidame niikuinii. Aastad punase lipu all polnud meie rahva parimad. Oli valu, kannatust ja reetmist. – 1989. aasta iseseisvuspäeval otsustati heisata Pika Hermanni torni punase asemele taas sinimustvalge. Eesti riiklus ei vastanud veel sinimustvalge mõttele, kuid põlvest põlve kantud unistus astuda taas vabadena vabade rahvaste sekka paistis nüüd tornist kaugele. Järgmisel aastal koguneti Hirveparki juba iseenesestmõistetavalt. Teist nii pikka inimketti, mis sel päeval siit Toompea jalamilt Hirvepargi lähistelt alguse sai ja läbi Läti Leedu pealinna Vilniusse jõudis, ajalugu ei tea. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orja rüü. Loomishooks kõik loode kooks võiks sünnida kui uuesti. On koit, kuninglik loit, valguse võit, äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir, langemas me maale. Kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdunud jää, ulatagem käed, ühendagem päev. Nõul, ühisel nõul, ühisel jõul me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee. Teist ei olla saagi. Võim, valguse võim, priiuse võim. Läheme koos. Vene keelt kõnelev elanikkond oli selleks ajaks Eestis oma ridu koondanud ja loonud interrinde, mis kaitses kõikide rahvaste niinimetatud sõprust ja vendlust. Internatsionalistid mõistsid oma miitingutel hukka provokaatoritest eestlasi, natsionaliste, fašiste ja rassiste. Liikumist toetasid materiaalselt Nõukogude Liidu sõjatehaste direktorid. Nende kogunemisi iseloomustas hirm ja pime viha.
1990. aasta märtsi alguses tuli kokku Eesti Kongress, mis oli esimene vabalt valitud Eesti rahva esinduskogu üle poole sajandi. Nüüd polnud Eesti Vabariik ainult juriidiline fiktsioon, vaid oli olemas ka tema kodanikkonna läbi. Vabad valimised Ülemnõukogusse seisid veel ees. Mais kuulutas Venemaa Leedule välja majandusblokaadi. Balti riigid otsustasid üksteist aidata. Kadriorus ennistati 1934. aastal Genfis sõlmitud kolmikliidu leping. Impeeriumimeelsed jõud polnud asjade käiguga muidugi rahul. 15. mail tulid intrid taas kokku, seekord Toompeale. Ovatsioonidega võeti vastu läbi akna Toompea lossi rõdule hüpanud Moskva-meelsed saadikud. Interrinde streigikomitee juht Mihhail Lõssenko kutsus rahvast üles kukutama Edgar Savisaare valitsust. Taheti heisata okupatsioonisümbol punalipp. Hullunud rahvahulk murdis lossi õue. Edgar Savisaar kutsus raadio kaudu rahvast appi. Ja eestlased tulid. Me olime kindlad teis, et kui te tulete meile appi, te teete seda tõesti just nii, nagu te tegite, mõistusega, lauluga, südamega ja just nii me olemegi kõige tugevamad. Aasta lõpul intrite seljatagune tugevnes. Gorbatšov teatas, et kui Balti riigid ei tühista viimase 2 aasta jooksul vastu võetud seadusandlikke akte ning suveräänsusdeklaratsioone, ähvardab meid sõjaväeline diktatuur. Balti riigid keeldusid liidulepingust. Algas provokatsioonide rida, kus teatud jõud olid huvitatud veristest kokkupõrgetest. 12. jaanuaril ilmusid Vilniuse tänavatele soomustransportöörid, hõivati ajakirjandusmaja ja teletorn. Gorbatšov kinnitas, et sõjavägi rahva vastu ei lähe, kuid juba järgmisel päeval pärast seda teadet tulistati inimesi tankikahuritest. Sel päeval hukkus 14 leedulast. Venemaa liider Boris Jeltsin soovis toimuva suhtes avaldada oma seisukohta. Venemaa, Eesti, Leedu ja Läti kirjutasid Tallinnas alla 4-poolsele avaldusele, kus vägivald teravalt hukka mõisteti. Kuid ei Baltikumis voolanud veri ega leinalipud toonud impeeriumimeelseid mõistusele. Eelmisest häbiväärsest lahkumisest hoolimata ronisid intrid 15. jaanuaril taas Toompeale. Nõuti Nõukogude Liidu konstitutsiooni taaskehtestamist ja uue valitsuse moodustamist, kuhu kuuluksid ka interrinde esindajad. Ilmselt loodeti Nõukogude Liidu sõjaväelaste peale. Intrite raadiojaam Nadežda kutsus liidutehaste töölisi üles moodustama rünnakrühmi. Toompea lossis oldi valmis ka kõige halvemaks. Ülemnõukogu kriisikomisjon otsustas, et on aeg luua oma kaitsejõud, kellel oleks korralik väljaõpe. Toompeale püstitati kaitseehitised. Kohale toodi betoonblokid ja graniitrahnud. Tallinna garnisoni ülem, viitseadmiral Belov, nimetas seda psühholoogiliseks sõja õhutamiseks. Loomulikult oli barrikaadide ehitamine psühholoogiline, kuid pigem psühholoogiline kaitse. Eestlased olid hästi õlitatud ja lahingukogemusega Vene sõjamasina vastu ju paljakäsi.
betoonplokid jäid Toompeale kuni Eesti iseseisvust olid tunnustanud nii Venemaa kui paljud maailmariigid. Eestlased olid oma püüdlusi korduvalt tõestanud. Nii 16. novembril 1988 vastu võetud iseseisvusdeklaratsioonis kui ka Balti ketis. Kuid Moskva väitis, et Balti riikidel pole esitada täpseid arve, kui paljud siis ikkagi on vabaduse poolt. 1991. aasta 3. märtsil otsustas Ülemnõukogu korraldada iseseisvusreferendumi, et niigi teada asja veel kord üle kinnitada. Venemeelsed kleepisid trepikodadesse tigedaid referendumi vastaseid lendlehti, kuid see oli piisk kerisele. hääletas iseseisva ja sõltumatu Eesti Vabariigi poolt. Need tulemused polnud Moskvale meelepärased. Interliikujate nõudmisel ja Moskva eestvedamisel otsustati teha uus referendum. Sellest kujunes farss. Nõukogude Liidu ettevõtetele ja sõjaväeosadele referendumi läbiviimisel takistusi ei tehtud. Inimeste kohale meelitamiseks müüdi valimisjaoskondades head ja paremat. Kohalik kompartei teatas, et valijate nimekirjad on salastatud. Nii oli soovijatel võimalik hääletada kas või igas Eestimaal avatud jaoskonnas. Dokumenti ei küsitud. Vanad mudelid enam ei töötanud ning seekordne lavastus kukkus haledalt läbi. Mai lõpul ründasid Nõukogude miilitsa eriüksused Omooni salgad Balti riikide majanduspiiri kontrollposte. Riia Omooni üksus tegutses ka meil, Luhamaal, Muratil ja Iklas. Kodukaitsestaabis Tallinnas pandi plahvatama pomm. Selge, et tegu oli provokatsiooniga. Ajalooline hoone sai seestpoolt kõvasti kannatada. Ainult juhuse tõttu jäid majas olnud inimesed terveks. See, mis toimus 19. augustil Moskvas, polnud enam ühe salga märatsemine. Riigipöörajad teadsid, mille peale nad tol hommikul välja läksid. Vanameelsed ihkasid diktatuuri ja vana armast totalitaarriiki. Küllap lootsid nad toetuda aastakümneid kestnud käsusüsteemile. Iseseisvuse taastamine oli sattunud tõsisesse ohtu. Ülemnõukogus lahkusid venemeelsed saadikud saalist enne tähtsate otsuste tegemist. Eesti rahvast kutsuti üles kaitsma Eesti Vabariigi eluliselt tähtsaid keskusi. Eestimeelseid mehi paluti valvesse televisiooni ja raadiomaja juurde, et ei korduks see, mis toimus Riias ja Vilniuses. Meil jätkus tahet, kuigi teadsime, et jõudu on vähe. Eesti rahva eneseteadvus oli nüüd augustis 1991 teine kui augustis 1987. Me olime valmis vastu astuma, nagu olime õppinud vanast testamendist. Et võib-olla peame 100, 200 või 300 aastat üht võitlust pidama ja siis me ikkagi võidame. Üle Eesti piiri tulid pihkvades sandpolgud ja veoautod. Vanemad inimesed meenutasid kord juba olnud aastat 1940. Hommikul olid tankid pealinnast 10 kilomeetri kaugusel. Tallinna linnavolikogu liikmetel polnud informatsiooni vägede liikumise kohta. Veel vähem oli seda linnaelanikel. 20. augusti keskpäevaks majutati sõjaväelased Tallinnasse, Tondi kasarmutesse ja Dvigateli tehasesse. Kooskõlastati hõivamisele kuuluvate objektide nimekirju. Meile oli jälle kord antud aeg, aga keegi ei teadnud veel, kas seekord oli aeg meie poolt või vastu. Rahvarinne kutsus eestlasi Tallinna Vabaduse väljakule. Protesteeriti Nõukogude Liidus võimule pürgiva vanameelse kliki vastu.
Vabaduse platsile tuldi hoolimata sellest, et Moskva oli igasugused rahvakogunemised ära keelanud. Nüüd pidime me olema valmis kõigeks, nii avalikuks kui varjatud vastupanuks, koheseks tegutsemiseks kui ka pikaks ootamiseks. Toompeal olid kaitseks valmis veoautod raskete liiva- ja betoonikoormatega. Meil pidi jätkuma meelekindlust. Tõsise ohu ees oleme ikka oma erimeelsustest üle olnud. Eesti komitee juhtkond tuli Toompeale Ülemnõukogu istungite saali, et ajalooliste otsuste vastuvõtmisel Ülemnõukogule toeks olla. Eesti Ülemnõukogu ei saanud otsustada muud kui kuulutada välja iseseisev Eesti Vabariik. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletud saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Nagu arvata võiski, ei pidanud Nõukogude armee Eesti iseseisvust millekski. 5 tundi peale saadikute lahkumist Toompealt alustas sõjavägi rünnakut Tallinna teletornile. Oli 21. augusti varahommik. 7 minutiga vallutati teletorni esimene ja teine korrus. 21. korrusest kõrgemale sõdurid siiski ei pääsenud, sest 4 Eesti meest olid sulgenud raudukse, mille kaudu oleksid dessantväelased pääsenud 22. korrusele ja seal asuvatesse tehnikaruumidesse. Eesti televisioon katkestas oma ülekanded, Eesti raadio jätkas 1 lainepikkusel. Torni ümber kogunes inimesi, kes püüdsid dessantväelastega juttu alustada. Kell 5 õhtul jõudsid teletorni juurde Edgar Savisaar ja siseminister Olev Laanjärv. Ainult kõige suuremad optimistid oleksid võinud loota, et dessantväelased ei jää teletorni kauaks pidama. Eestlased olid valmis kõige halvemaks. Ka selleks, et telekanal kuude kaupa saateid edastada ei saa. Ometi, lühikeste läbirääkimiste järel hakkasid Pihkva dessantväelased torni ümbrusest lahkuma. Sündmused Venemaal olid vahepeal arenenud meile soodsas suunas. Dessantväelastel ei jäänud üle muud kui täita kindralite käsku ja hakata kolikotti panema. Nagu ajaloos kord juba juhtunud, oli meil taas tänu Venemaale võimalus vabaks saada. Läbi Leedu ja Läti jõudis Eestisse vabaduse tuli. Ja
Nüüd võis viimased kommunismi sümbolid Eesti linnadest ära koristada. See, mida paari aasta eest poleks usutud, sai tõeks. Lenin tegi ruumi uutele ausammastele. Taasiseseisvunud Eestit külastasid USA riigisekretär James Baker, Prantsusmaa välisminister Roland Dumas ja Saksa välisminister Hans-Dietrich Genscher. Esimese pärastsõjaaegse suursaatkonna avas Tallinnas Rootsi välisminister Sten Andersson ja siis tunnustasid meid riburada peaaegu kõik maailma riigid. Veel kord tulid eestlased lauluväljakule, nüüd juba totalitarismi totrustega hüvasti jätma. Loodetavasti jätsime selle ebainimliku ja kannatusi toonud süsteemi nüüd igaveseks selja taha. Seadkem endile madalaid sihte. Tuleb julgeda, uskuda, võimatuna näivat. Nii nagu me 3 aastat tagasi siinsamas lauluväljakul uskusime, et ükskord me võidame niikuinii. Õnne sulle, vaba Eesti! Ära unusta, et ka pilves ilmaga on pilvede taga sind alati ootamas päike. Kuivõrd kiiresti suudame end mõistliku maailmaga sobitada, näitab aeg. Praegu on aga selge vaid see, et peame olema enneolematult tahtekindlad ning kannatlikud, et ihaldatud homme tuleks Eestimaale ja jääks siin kestma.